Minu silme läbi, mis on siis mustalt töötamine, on see, kui inimese töötasult ei deklareerita ega maksta riigimakse. Kõige enim töötab statistika järgi mustalt inimesi siis transpordis, ehituses ja toitlustuses. Et ega siin palju tõtt-öelda põhjuseid ei ole, miks siis mustalt töötatakse. Esimene on see, et inimene, kellel on probleemid kohtutäituriga, ta ei soovi, et tema töötasult hakkab kohtutäitur siis kinni pidama võlgnevast. Ja teine on siis põhjus, et tööandja soovib säästa maksukulusid. Põhimõtteliselt on, ütleme sellist 5 teemaplokki, millest me nüüd täna räägime lühidalt, milles siis need probleemid väljenduvad. Mitteametlikult töötaval inimesel on kas väga raske või praktiliselt võimatu saada laenusid, järelmaksu või liisingut. Et põhjus on siin pragmaatiline, et iga laenuandja, kes vähegi ametlikult tegutseb, tema tahab veenduda, et laenu saajal või rahalise kohustuse võtjal on siis tulu, millest ta suudab laenu teenindada. Aga kui seda ei ole, ei siis konto väljavõttest nähtuvalt ega ka maksudeklaratsioonidest nähtuvalt, siis seda rahalist kohustust väga suure tõenäosusega võtta ei saa või sealt küsitakse tagatisi juurde. Et see tee on tunduvalt okkalisem. Esimene pragmaatiline näide on see, et inimene, kellel siis mitteametlik tulu on, et temal tuleb näiteks arstivisiidi eest endal maksta, sest tema pealt ju makse keegi tasu, eks, mis muidu oleks talle arstivisiit tasuta. Teine asi on näiteks, et niinimetatud vanemapalk. Et vanemapalka saab sellisel juhul inimene ainult riikliku miinimumi pealt. Aga näide. Kui on inimene tööle võetud musta palgaga 1000 eurot, siis tema ootus on ka, et järgmisel aastal ta saab ka 1000 eurot kuus, siis kui ta on lapsega kodus. Aga musta töösuhte puhul see võimalikuks ei osutu. Järgmiseks hakkab mõjutama mustalt töötavat inimest tema kunagine tulevane pension. Et siin tekib sama küsimus, et kui ta on võib-olla kauaaegselt töötanud kindla musta palgaga, seal 1000 eurot või rohkem, siis tema pensioni arvestatakse aga ikkagi riikliku miinimumi pealt. Ütleme sellistes töösuhetes, kus inimesel ei ole ametlikku sissetulekut, puudub, ütleme selline kindlustunne, nimetagame seda nii, näide. Kas üldse inimesel järgmisest päevast tööd on, seda ei tea ju. Kas üldse tal palka on saada, esimene küsimus, või tal on palka saada sellises summas, nagu on tööandjaga kokku lepitud. Mustalt töötajal sellist kindlustunnet olla ei saa. Rääkimata puhkusest. Kas üldse puhkust võimaldab selline tööandja ja kas ta puhkusraha maksab? Ma tõsiselt kahtlen. Praktikas vähemalt ei ole teada küll, et selliseid nõudeid järgitakse. Nii mustalt töötaja kui ka tööandja võivad sattuda näiteks uurimisorganite siis fookusesse. Näiteks seaduse järgi tulumaks võib jääda sellisel juhul isegi töötaja kanda, kui on must töösuhe ja hakkab Maksuamet seda põhjalikumalt uurima. Samasugusesse Maksuameti huviorbiiti võib sattuda tööandja tasumata maksude tõttu. Siis edasi lähme. Näiteks kui on tekkinud vaidlus selle üle, et tööandja ei maksa enam palka või on seal muud mingisugused erimeelsused, siis teadmiseks, et selline töötaja oma olukorras võib tõsi küll minna Tööinspektsiooni töövaidlusesse, aga tal tõendada neid asjaolusid, milles siis oli tööandjaga kokku lepitud, millal töösuhe algas, kui suur oli palk, millal seda makstama pidi ja nii edasi. Kõik need küsimused osutuvad äärmiselt raskelt tõendatuks või nad jäävad põhimõtteliselt tõendamatuteks väga suure tõenäosusega. Et töövaidluses on need probleemid tunduvalt suuremad võrreldes sellega, kui töösuhe oleks ametlik olnud. Ja lõpetuseks kokkuvõtteks minu seisukoht juristina on kindlasti see, et mustalt töötamise sellised näilised eelised ei kaalu üle tegelikkuses ametlikku töötamist. Et see ei tasu ära pikas perspektiivis ja ütleme, oht petta saada on ikkagi tunduvalt suurem. Ma tänan kuulamast, usun, et igaüks sai siin ideid, mõtteid.